tere! Et räägin põhiliselt nii-öelda ammustest aegadest, sellepärast et tundub, et see on võib-olla niisugune kaugem teema ja võib-olla pakub rohkem huvi, et kui niisugused viimased aastad. Ja ma lõpetasin Tallinna 46. keskkooli kunstiklassi alates 9. klassist ja seal niiviisi sujuvalt suunati meid juba ettevalmistuskursustele ERKisse, tähendab kunstiinstituuti. Ja ettevalmistuskursustel, ma mäletan, see oli vist kas viimane aasta või juhendaja oli meil Maile Grünberg. Ta oli siis hästi niisugune noor, särav ja moodne naine. Ja Maile tuli ükskord tundi ja ütles, et teate, et avatakse uus eriala, tööstuskunsti eriala. Enne seda olin ma niiviisi kõhelnud erinevate tarbekunsti erialade vahel, et mida õppida või mida minna üritada niiviisi õppida. Ja siis nagu kuidagi köitis see teema. Ja ennem sisseastumiseksameid muidugi Bruno Tomberg juhendas meid ja tegi nagu selgeks, mis see eriala on ja andis erinevaid niisuguseid kompositsiooniülesandeid ja praktilisi ülesandeid. Ja see tundus väga põnev ja köitev. Nii et sedasi ma sattusin siis selle aja nimetusega tööstuskunst siis seda eriala õppima. Ja juba nagu õppetööde käigus Bruno Tomberg korraldas mitmeid õppetööde näitusi ja ma mäletan, et see, mis ekraanil näha on, see oligi ühe kompositsiooni õppetöö, niisugune suurendus oli selle planšetti selle näituse jaoks tehtud. Ja siis sellele järgnes juba, vist oli see 4. kursusel, kui Bruno Tomberg palus lahendada ühe osa näitusest Ruum ja vorm, see oli kunstihoone taga nišis, see väike niisugune 4-kandiline ruum pika saali lõpus ja tema oli sinna kujundanud sellise 3-nurkse ruumi ja tegi ettepaneku, et kasutades nüüd seda kompositsioonivõtet, et tekitada seal mingisugune ruum, lahendada nagu seinad, põrand ja muuta see ruumiliseks kõik. Ja siis nii ma ponnistasin ühesõnaga ja tegelesin nagu maketiga loomulikult ja siis tekkis selline huvitav kombinatsioon. Ja siis sai tehtud veidi suuremas mõõdus makett, mis läks muidugi Arssi, kuna Arss oli nende näituste nagu teostaja ja ütleme ka nende kavandite kinnitaja, läks kunstinõukogusse ja siis kinnitati see ära. Ja siis tuli meil endal see valmis maalida. Arss muidugi valmistas papist silindrid ja mis siin on näha põrandal nagu niisugused sümboolsed istmed, laes valgustid. Ja siis me seal oma kursuse kaaslastega maalisime seda ikka, see oli ikka tükk tööd teha. Ja kui see siis valmis sai, ühesõnaga avamiseks väga vängelt veel värvilõhnaliselt ja see ruumi mulje oli niivõrd üllatav, tähendab, seda maketis või niiviisi prognoosida oli hästi võimatu, sest tol ajal muidugi ei eksisteerinud sellist virtuaalmaailma. Ega selliseid võtteid, programme, rääkimata ja kõigest muust, kuidas oleks võimalik niiviisi väikeses maketis näha, et mis sealt välja tuleb siis. Et kuidas triibutamine hakkas nagu põrandat tõstma ja vastupidi laest hakkas siis see lagi nagu alla langema. Ja nii, et see optiline triibumäng oli väga üllatav kõigile. Ühesõnaga, ma tean, et Bruno Tomberg üsna rõõmustas selle üle ja tundus ja huvitav. Siis hiljem kasutati seda näituse boksi ohtralt niiviisi telesaadetes, siis käisid seal
pildistamas siluetile, käidi moodi pildistamas ja lõpuks need mannekenid tallasid need õnnetud papist istmesilindrid lössi ja siis jäi ta niiviisi natuke vigaselt niiviisi näitust lõpetama see ruum. Ja nüüd 2006. aastal siis leidsid näituse koostajad, et võiks selle Kumu avamise ekspositsioonis nagu taastada. Ja nii ma siis, nüüd see antud pilt ongi nüüd tähendab Kumu ava ekspositsioonis tehtud. Ja pisut olid proportsioonid nagu teised, õige väheke oli see ruum väiksem. Ja ma leidsin veel kavandite juures, siis nüüd kuidas ma need laotused taastasin, nüüd oli juba märksa lihtsam teha seda arvutis, ühesõnaga kujundusprogrammiga. Nii et selline koolitöö arenes niisuguseks üllatavaks projektiks ja muidugi selle aja vaimustasid ka, oli väga moodne või ajakohane oli opkunst, oli see pakkus silmarõõmu niiviisi ajakirjades ja nii edasi ja nii, et veidi selles vaimus läks see koolitöö siis edasi. Ja lõpuks ma jõudsin ka diplomitööni ja siin on nüüd makett näha, et see tegin nagu sellise näituse projekti ja paremat välja ei mõelnud, kui et ma siis teen moenäituse, pakkusin välja. See on muidugi siin praegu sellises väikeses mõõdus, aga ütleme, need olid ikka kõrgemad kui inimene, need vertikaalsed vormid. Et selline asi oli, siis tuli ka plakat teha, ka selline värviline. Ja arssi tööle asudes üks esimesi töid oli, mis sattus, oli kujundada üks talvine lastepark, niisugune linnapark. Ja see oli siis nagu mõeldud aastavahetuseks, muidugi mitte jõuludeks, aga valmis sai ta siis ennem aastavahetust. Ja asus ta tolleaegse nimega Mitšurini tänavapargis, praegu on see loomulikult vana nimega Waldpark. Ja siis tuli mul lihtsalt idee teha selliseid värvilisi vorme. Osa nendest moodustasid siis sellised väikesed liumäed, aga muidu oli ta selline dekoratiivne lahendus lihtsalt. Kuuse ümber olid ka lausa valgustatud, siin nendes põlesid tuled sees, nendes silmades, suurtes silmades. Ja mis mul väga meeldis teha, oli nendel vertikaalvormide otsaseintele või otsapindadele tegin ma sellised dekoratiivsed vööd ja kasutasin sellist, kuidas seda lasteaiast tuttavat võtet, et lõikasin värvilisest paberist välja siluetid, voltisin paberi ennem kokku, lõikasin välja siluetid, kleepisin nad üksteise peale ja sain sellist värvimõnu ühesõnaga oma tööst, nii et lootsin, et ka lastele võib-olla meeldis. Siin nendel piltidel nüüd lapsi on vähe näha. Siin on võib-olla niisugune mastaab, kus üks pisike laps vaatab üles kuuse poole. Ja see oli lumevaene talv, aga üldiselt see laskeldati päris palju ja liugu sai ka lasta. Ja ta püsis seal üsna pikalt. Arss oli teinud need üsna korralikult valmis, kuigi materjal oli ainult vineer puitkarkassil ja liumägi oli siis selline kaetud alumiiniumplekiga. Nüüd nende vertikaalvormide sees oli see sõõr oli ka kaetud, poleeritud alumiiniumplekiga, nii et pargivaated, need olid muidugi minu enda jaoks niiviisi huvitav vaadata, et siis kuidas seal pargivaated ja kogu see puude graafika peegeldus. et nii, et
ma usun, et see töö pakkus võib-olla mulle rohkem rõõmu, kui kes teab, kui lastele. Et aga tore oli teha. Siis 75. aastal tuli mul teha üks päris suur näitus, see oli teatrikunsti näitus Tallinna kunstijoones. Ja ennem ma muidugi põhjalikult tutvusin nüüd nende teatrikavanditega ja tuli läbi käia, mis oli ka väga põnev, tuli läbi käia erinevad teatrid, ma mäletan. Estonias Eldor Renteriga vaatasime kavandeid, siis sõitsin Tartusse. Tartus sain ka ühesõnaga tolleaegse peakunstnikuga, mis on nime hetkel öelda. Ei, ta oli Irdi aegne daam, mitte Irdi abikaasaga. Ja ühesõnaga siis nägin selle rikkaliku materjali ära ja muidugi siin ma nagu realiseerisin võib-olla väga niisugust oma nägemust selle, siin on nüüd esimesel nurga slaidil on näha see kunstijoone pikk saal, taga nišis olid kostüümid vist, jah. Ja siis nendel sõrestikel niiviisi, mis võib-olla oli vihje võib-olla sellele lavatagusele maailmale, kus oli ka niiviisi puit ja papp ja vineer. Et siis nendesse istutasin nüüd kavandid, sinna sai väikesed prožektorid, sai toetada nende liistude või lattide serva peale. Ja selline see näitus siis sai, nii et see oli tükk tööd, tähendab, et suur saal ja need väljakupoolsed saalid. Aga oli väga huvitav jälle, et sai tutvuda niiviisi hoopis teise maailmaga. Siin oli mul ka selline plakat, siin on ta mustvalgena, aga ta oli vist sinise ja kas kollasega või nagu teatrivalgus. Et veidi vihjeid teatrile, aga eks see oli minu oskuste niiviisi võimaluste piires. Siin tekkis nüüd järgmisele ruumivormi näitusele, ma ei tea, kuidas mul tekkis see idee teha selline kalender. Alguses ma tegin väikese lauakalendri, siin alumises on näha nüüd pildistatud ilmselt ja veidi graafiliselt täiendatud see esialgne makett. Ja siin on nüüd näha, et kuidas üksteise taga olid, need liikuvad kuid ja ütleme aastad, need sellised seibid või mis nagu, mida sai nagu pöörata või liigutada ja siis näituse jaoks tehti ta suuremas mõõdus juba metall, tähendab ka alumiiniumplekist vist ja aga kahjuks siin ei ole näha selle idee, selle nagu mahuline tagumine osa, see oli koonus, kuhu ta toetus, nii et kahjuks niisugust külgvaadet ei ole, et siin on praegu nagu fassaad sellest. Ja selle kalendri, eks ta oli niisugune mänguline ja üsna ebatäiuslik asi siiski. Et siin see värviline osa siis tähistab neid nädalapäevi. Igale päevale ise värv, mida pühapäeva poole, seda rõõmsamaks läheb ühesõnaga. Ja 70. lõpus jõudiski niisugune huvitav periood. Mati Õunapuu, kes töötas juba arhitektidega olümpiahoonete projekteerimise grupis disainerina, kuna tal olid seal oma ülesanded, mida ta juba lahendas, see oli olümpiatuli ja üks hästi põnev majakas, mis oli muuli otsas. Ja Mati Õunapuule tehti nagu pakuti linnapidulikku kujundust või üldse linnakujundust.
siis olümpiamängude ajaks ja Mati asus siis koostama siis oma endale gruppi. Silver Vahtri töötas ka juba Eesti projektis selles arhitektigrupis, kuna hoonel oli vaja ka graafilist, tähendab ilmselt visuaalse informatsiooni lahendust ja need Silver vist oli ennem kaasatud ja siis Õunapuu kutsus siis Tiit Jürna ja minu veel lisaks. Ja kui me asusime kõigepealt, tähendab endale tuli asuda nagu lähteülesannet koostama, ühesõnaga ülesannet püstitama. Sellepärast see töö oli selge, et linn vajab enamat kui ainult selleks mõneks päevaks nii-öelda ilustamist või kaunistamist. Ja siis kooskõlas muidugi tolleaegse linna peaarhitektiga, kelleks oli Dmitri Bruns, peakunstnik oli Valmi Kask ja nende niiviisi täielikul nõusolekul, ühesõnaga asusime koostama kõigepealt siis kogu selle tööde lähteülesannet, sellepärast et niigi oli selge, et millest oli linnas puudus, oli puudus korrektsest sellisest korrektsetest väikevormidest. Ja selles oli niisugune tohutu segadus ja kes on vanemad inimesed mäletavad, milline see linnapilt välja nägi, et see on praegu ikka nagu öö ja päev. Ja nii me asusimegi siis täiesti sellise nii-öelda mingi teooria kallale ja gruppi sai kutsutud ka arhitekt, tähendab, see oli hädavajalik, kes oli õppinud ja kokku puutunud ikkagi linnaplaneerimisega ja valdas ka seda arhitekti terminoloogiat ja üldse seda linnaruumi käsitlust, sellepärast et meie päris neid mõisteid ei olnud niiviisi koolis õppinud ja ütleme, töö käigus ka ei olnud nagu laiemalt nagu vaja läinud. Ja nii me asusimegi siis tohutult niiviisi linna pildistama kõigepealt, läbi analüüsima, selleks oli vaja pildistada. Oli vaja selgeks teha need trassid, tähendab, niiviisi tsoneerida linna selle järgi. Muidugi olulised olid need kohad, mida mööda siis pidid saabuma, tähendab need olümpiamängude külalised ja sportlased. See eeldas siis Tallinna magistraalide ja nende selliste väikeste parkide ja skvääride ja põhiliselt südalinna sellist nagu läbi uurimist. Ja siis see pildistamise töö oligi niiviisi põhiline, et me saime oma käsutusse ka mingi transpordivahendi ja sõitsime linna läbi ja ühesõnaga erinevatel aegadel. Teinekord kasutades niisugust varahommikut, kui oli liiklust vähem ja tootsime, tähendab, tohutul hulgal fotosid. Ja siis see lähteülesanne realiseeruski sellisel analüütilisel materjalil, ühesõnaga, et siin vasemal on nüüd näha nagu vasemal on näha need tingmärgid ja ütleme, kui siit nüüd uurida, et mida me nendel plaanidel siis hakkasime kasutama, ühesõnaga, et kus oleks näiteks tekitatud funktsionaalne mahuline kontsentreeritud punkt või siis dekoratiivne mahuline niisugune kontsentreeritud punkt või siis dekoratiivne tasapinnaline kontsentreeritud punkt, mis tähendab siis niisugust dekoratiivlahenduse võimalust või siis kus kasutada monumentaalkunsti. Et niiviisi töötasime siis seda linna läbi ja muidugi siis need praktiline vajadus tähendab, kus oleks vaja valgusteid, kus oleks vaja pargipinke, kus oleks vaja infoviitasid
et kõik see siis oleks vajalik olnud läbi lahendada. Siin on nüüd näha need magistraalide skeemid. Alumisel, ma natuke suurendan, alumisel on Pärnu maantee skeem. Siin ma ei tea, kas see on näha noolega, siin on Estonia teater, siin on see teatripark ja nüüd Pärnu maantee, niiviisi jookseb siis. Ja siin erinevused viirutused tähendasid ja siis need tingmärgid, et kuhu mida oleks vaja olnud lahendada. Üleval on Narva maantee ja siis tolleaegse nimega Lomonossovi tänav, mis on Gonsiori tänav. Ja selliseid skeeme sai siis päris palju tehtud. Ja lisaks tuli siis muidugi loetelu vajalikest väikevormidest, mida oleks tulnud projekteerida. Ja siis terve selle disainite grupiga siis alustasimegi järgmine aasta. Lähteülesanne valmis meil 77. aastal, järgmine aasta siis tormiliselt sedasi püüdsime leida mingeid lahendusi siis väikevormidele. Nüüd, minul on siin mõningad sellised maketifotod, mida mina siis selle ajaga suutsin teha. Siin on nüüd üks niisugune nagu monteeritavatest elementidest pink koos valgustiga. Ma täpselt ei mäletagi, kas need olid betoonelemendid või olid need klaasplast. Joonised ei ole nagu säilinud. Siin on nüüd üks niisugune tavalisem ka betoonelementidega ja puitvormidega ja väikeste prügikastidega argipingi variant. Siis see, mida ma ka lahendasin või on niisugused väiksed lillekastid. Nad olid nagu tõstetavad. Ütleme, siin keskel on niisugused väiksemad elemendid, mis olid tüüblitega, nagu, et sellele reljeefi anda tõstetavad vormid. Valasime kõvasti kipsi, tegime pisikesi vorme, siis mida hiljem pildistada. Ja siin on nüüd üks ajalehe foto väga suure rastriga, need olid niisugused pargivalgustid, veidi ventilatsioonitorude moodi. Ja see töö sai siis tehtud, tähendab, igaüks tegi muidugi päris suure variandi või päris palju variante. Siin on see grupp nüüd, see seltskond siis natukene näha. Linna pildistamise käigus tekkis meil teatud situatsioone. Kusagil Kopli tänaval vist taheti meid lausa vahistada, seal kusagil mingi aia taga oli sõjaväeosa vist ja sealt kargasid välja valvsad sõdurid või tahtsid rebida välja fotoaparaadist filmid. Aga meil oli muidugi kaaskiri linnavalitsuselt kaasas, et kõik on ametlik ja kui vaadata seda kampa siin üleval paremal nurgas, siis pole ime, et meid võib-olla vaadati niiviisi paha pilguga. Nii, ja nüüd, mis puudutab seda linnakujundust, siis töö jätkumist, siis prooviks kujunes Balti regatt, mis korraldati siis aasta ennem olümpiamänge 79. aastal. Ja siin ongi nüüd näha, et nendel magistraalidel siis tuli teha lihtsalt sellised infoviidad. Nende autoriks olid ilmselt minu meelest Mati Õunapuu mõttes välja selle konstruktsiooni, mulle tundub, ja Tiit Jürna oli meil graafikaspetsialist. Ja üldiselt, eks ta oli niisugune kollektiivne töö, aga mulle tundus, et siin oli Mati ja Tiidu panus oli niiviisi, oli põhiline. Ja siis sai lahendatud ka nüüd esimesed sellised, meil oli leitud niisugune põhiidee, kuidas seda linna siis kaunistada või kuidas teda siis efektsemaks muuta, milliseid materjale kasutada. Et kasutada võrku, sellist tuult läbi laskvat materjali võrku ja siis metall niisuguseid
visuaalselt kergemaid konstruktsioone. Ja nüüd, aga mis puudutab seda vormikeelt, siis põhimõtteliselt tegime erinevad, et ühesõnaga ta ei kattuks mingil juhul selle olümpiamängude ajaks mõeldud, tol ajal juba oli natuke selge, me kasutasime üks purje motiivi, et need oleks nagu erinevad ja siis olidki erinevad lahendatud. Ma näitan praegu ainult enda lahendust, mis oli Võidu väljakul, praegusel Vabaduse väljakul. Ma tean, Mati Õunapul oli väga kaunis kompositsioon, mis oli paigutatud Viru hotelli kõrval basseini, siis oma peegeldustega. Ja Tiit Jürna kompositsioon oli Pärnu maanteel, seal Kosmosekino kõrval on üks tühi niisugune tulemüür või suurmaja sein. See voolas nagu sealt siis alla, et kolm niisugust kompositsiooni lahendasime nüüd, ütleme, nende materjalidega. Ja tähendab, probleemi valmistas nüüd selle niisuguse tuult läbilaskva materjali leidmine. Ja ma tean, et selle lahendas tolleaegne kultuuriosakonna, linna kultuuriosakonna juhataja Ilmar Moss. Tema võlus välja või kuidagi teadis, et kusagil Karjalas valmistatakse vetikavõrku. See oli selline, kas ta oli nailon või mis keemiline koostis tal oli, aga see oma silma suuruse poolest ja sobis ideaalselt. Ja need kujundid, muidugi tekstid olid peale trafarettidega trükitud lihtsalt nitrovärviga. Tähendab, selline lahendus töötas sõnaga. Nüüd konstruktsioonide tööjoonised ja arvutused tegi suurepärane konstruktor Jaan Port. Ja see vajas kõigele niisugust tõhusat läbiarvutamist. Ja päris mängude ajaks nüüd siis sai lahendatud juba või tuli see lahendada nüüd selle kohustusliku punavalge sümboolikaga ja värvidega, kusjuures Balti regati ajal me saime siiski ise määrata võib-olla selle värvikujunduse. Aga siin ei olnud midagi teha, et siin olid ikka punased purjed nii-öelda. Ja sest see sümboolika tuli ju kohustuslikult tuli keskusest, see tähendab Moskvast. Ja siin on nüüd siis Gonsiori-terava lahendus, siin all on järvel Pärnu maantee ääres seal Aljasalal. Ja need on nüüd vasakul üleval on Russalka juures olid, need on nüüd minu lahendatud. Ja alumised on Pirita tee ääres seal Aljasalal. Ja ta omamoodi me jäime rahule sellega vähemalt ise sõnaga. Ja muidugi see, mis nendest hiljem sai, vähemalt südalinnas, see oli muidugi niisugune õnnetus, et siis hakati neid niiviisi sõna tõsises mõttes punaseks värvima neid võrke ja kasutama siis erinevate nende tähtpäevade puhul. Ja sel ajal ei olnud ju juttugi mingitest autoriõigustest ega ja muidugi see kuulus linnale tegelikult kõik, et linn ju tellis meilt selle. Nii et siin ei saanud midagi kaasa rääkida, et kas saab nii või ei saa teha. Vanalinna kujunduse tegin koos Jaak Aavikuga. Mina lahendasin põhiliselt selle dekoratiivse osa või Jaak oli hea insener, tema lahendas need tehnilise külje. Ja seal olid lihtsalt sellised sümboolikaga vimplid, et vanalinnale kohased. Nüüd all paremas nurgas on, mis mul tuli veel teha, kummaline
asi oli olümpiatule teatejooks. No siin on näha, kuidas see trass turvatud oli, et siin on esiplaanil on niisugused vormides vanamehed. Ja siis tule teatejooks kulges siis Raekoja platsilt südalinnast kulges siis Piritale, kus või noh, tähendab sellise tule süütamise niisugune tõrviku rongkäiku teatejooks. Ja ma leidsin ainult ühe niisuguse mustvalge pildi. Need olid olümpiavärvides nüüd niisugused lindid, mida siis kandsid need sportlased, kes siis seda tuld edasi viisid. Mängud said läbi, aga ei, see oli veel ennem tehtud. Arsis telliti üks selline supergraafika moodi asi või Norma ohutusrihmade reklaam. Tekst oli ohutusrihm päästab elu. Ja see on nüüd Narva maantee alguses, oli üks tühi sein, mille ma siis lahendasin sellise konstruktsiooniga. Siin on võib-olla veidi suuremalt näha see ohutusrihmaga kinni tõmmatud figuur. Et oli üks selline töö. Arsis oli see tööpõld oli väga kirju, et ega valida ei saanud, mida teha tuli. Ja siin on nüüd võib-olla ka sellises värvilises samas vaimus või niisugune graafika olid sellised flaierid olid riiklikule hoiukassade valitsusele. Hoiukassad olid Arsil üks hea tellija. Tähendab, ma mäletan, et Tõnis Laanemaa juba ammustest aegadest tegi väga efektseid värvilisi plakateid hoiukassadele. Hiljem tegi Tiit Jürna, tegi plakateid. Ja minule langes siis üks aasta niisugune flaierite, teisel flyeri teisel küljel, siin on 2 varianti, teisel küljel oli siis mingisugune ajagraafik. See oli peale olümpiamänge. Ja tuli teha ka niisugust sümboolikat, logosid, märgigraafikat, siin on üks väike valik. See on mul nüüd lihtsalt repro ühest Erki Villu Jarmuti kureeritud Erki kataloogist, lihtsalt üks lehekülg, kus on nüüd see valik sellist graafikat. Ja üks naljakas töö oli keskel, siin veidi diagonaalis oli 81. aasta uusaasta loteriipilet. Ja selline ta siis sai. Et see tööde valik oli üsna kirju. Siin on natukene kodutarbenäitus, see oli üks päris suur näitus, oli Eesti Näituste väljakul. Näitus, mis liikus 3 tolleaegses Balti Liidu vabariigis, see tähendab siis algus oli Tallinnas, siis oli ta Riias, siis oli Vilniuses. Ja mul tuli kujundada see näitus seal suures sinises paviljonis. Kahjuks korralikku fotot mul sellest kujundusest ei ole. Aga näituse graafikaga tuli teha plakatid ja siin on 2 kutsekaarti. Siis oli mingisugune ühesõnaga postmodernistlik kohvikann mul siin niisuguste tekstidega. Siis hea kolleeg Maia Laul, sisearhitekt, kujundas Draakoni galerii tol ajal. Ja Maia Laul palus mul siis kujundada valgustid sellele galeriile, välisvalgustid. Ja natuke seda ukse niisuguseid trelle tähendab, sest et seal kiputi sisse murdma sinna galeriisse. Ja siis ma olin muidugi natukene hädas. Tolle nagu arhiivides eriti nagu ühesõnaga ei olnud materjali vanadest fotodest ja ma tean, et ma nägin ükskord Leo Gensi
kes oli suur juugendi uurija ja vist Kuku klubis või kusagil ja siis ma sain Leo Gensi käest küsida, et millised valgustid seal võisid kunagi olla nende kettide küljes ja Leo Gens ütles, et eks seal olid sellised kellukesekujulised. Ja muidugi, see minu kelluke tuli nüüd niisugune välja, nagu nad siin paistavad, aga hiljem, kui ma nägin, olid muidugi need juugendkellukesed olid hoopis midagi muud. Et selline töö. Ja siis nüüd on tehtud see oli vist üks esimesi näitusele tehtud valgusteid, mis siis teostati Arsis ja ta oli nagu esil, oli meil üks selline kunstnike liidu kujundajate sektsiooni, nagu tol ajal nimetati seda ühendust seal kunstnike liidu all, mis siis koondas endas sisearhitekte ja dekoraatoreid ja hiljem ka siis disainereid, kes kunstnike liitu vastu võeti. Ja siis selle näitusele tegin sellise valgusti, võimalus oli ainult muidugi õõglambiga lahendada ja selline ta tuli. Et hilisemate tehniliste vahenditega oleks muidugi selle nutikamalt saanud teha kindlasti. Ja mul mingisugune tahtmine nüüd ütleme niisuguste valguskompositsioonide või väljamõtlemiseks, et ma ei tea, miks see mul tekkis või miks ma seda tahtsin teha, aga kuidagi huvitas. Ja siis nüüd ühele järgmisele ruumivormi näitusele ma pakkusin sellise idee välja. Seal ennem neid näitusi tehti nagu selline ideede korje või õigemini kunstinõukogu vaatas nagu neid kavandid läbi, et mis siis võiks seal näitusel esitada. Ja see kiideti nagu heaks ja ma mäletan, et tollaegne meie sektsiooni esimees oli Taivo Pans ja tema leidis siis, kellel endal ei olnud nagu tellijat või nendele objektidele, tema leidis mul nendele, need on siin need esiplaanil, need minu objektid, need sellised vormid. Ja tema leidis siis tellijaks Eesti Reklaamiklubi, selle reklaamiklubi, see asus tolla seal kusagil Raekoja platsi keldris. Ja nii, et ei tulnud mul, ühesõnaga mul poleks olnud võib-olla võimalust ka ise neid nagu kinni maksta või ise tellida neid. Ja siis üks osa Arsi kujundusateljee metallitöömees tegi nad valmis. Siin on nagu niiviisi metallkere sees istuvad siis paksust sellest orgklaasist sellised kihid ja läbi serva siis tuleb nagu see valgus, ühesõnaga siis tuleb sellest kehandist nagu välja. Ja ma tean, et siin oli probleem ka, et mis sinna nagu mahub, ja siis see mees leidis iseenda auto, need halogeenlambid, see oli ainuke võimalus. Muidugi nad läksid hästi kuumaks. Kütsid need kered. Aga jah, oli siis selline töö. Ja nüüd järgmine ruumvorm, siis õnnestus mul teha ka veel Arsi teostusega, see oli siis juba 88. aastal. Siis tegin ka ühe sellise seeria, ühe põranda lambi moodi moodustise ja kaks siis sellist rippvalgustit siin. Need olid nagu Jüri Kermiku koostatud näitusel, olid nad ka nagu taasesituses siin mõned aastad tagasi. Et parempoolsel pildil ongi ta näha siin Jüri Kermiku pea kohal. Ja siin sai juba halogeenpirne kasutada, aga need olid ka
veneaegsed pirnid, ühesõnaga juba oli, kusagil oli juba müügil midagi niiviisi, et ma tean, et sellel ruumivormi näitusel olid ka juba külalisesinejad olid Soome disainerid või sisearhitektid ja tohutu kadedusega vaatasime siiski nende niisuguseid palju lihtsamaid ja elegantsemaid ja lahendusi, kes oli teinud ka mingi valgusti, et kuidagi niisugune kuidagi kergem ja elegantsem oli kõik, et noh, nad olid õppinud neid niisuguseid vahendeid palju varem kasutama, et siin tuli kuidagi raskepäraselt kõik, vähemalt minule need tööd. Nüüd üks näitus, mis oli ka siin kunstijoones, oli Akta, seda kujundasid juba noored sisearhitektid Jürgenson ja Toivo Raidmets olid nagu peakujundajad. No siis mul tuli mingi idee teha sellised metallkandikud millegipärast. Ja neid sai nagu kokku klappida, see on alumisel fotol on näha, sai üksteise peale panna. Aga idee oli mäng või idee oli nagu selles, et ma voltisin nagu, lõikasin lahti ja voltisin nagu ühe ringikujulise tasapinna. Ja sellest tekitasin siis 3 erinevat vormi. Noh, paberist oli seda muidugi lihtsam teha ilmselt kui teostajal metallist. Nüüd, nagu ma rääkisin, et Arsil see tööde niisugune pakkumine, see oli väga seinast seina, et näituse kujunduste või selliste ruumiliste tööde vahele siis tuli ka niisuguste väikevormidega tegeleda ja ma tean, et oli nagu tellimus Eesti näituste direktsioonile teha selline laualipu alus. Ja nõue või soov oli, et siin saaks nagu 3 liiduvabariigi laualippu korraga niiviisi eksponeerida, sest küllalt palju oli selliseid ühisnäitusi. Ja siis siin on ta selline silinder ja vormid, ühesõnaga ilma lippudeta. Oli ta ilusam kindlasti. Nii, siis 80. aastad tuli juba selline huvitav aeg, 80. lõpp. Ja moekunstnik Saima Priks tegi mul ettepaneku tema isiknäitus lahendada. See oli kunstijoone salongis. Nüüd see väiksem saal või tol ajal see oli see, kus hiljem oli kohvik. Selline suure vitriinaknaga ja siis sai nagu käepärastest materjalidest valmistatud nüüd need niisugused kriipsujukud seal ja mingid näituste niisugused tasapinnalised mannekeenid. Ja idee oli nagu selles, no muidugi põhiasi olid ikkagi Saima Priksi need nii-öelda perestroika kostüümid, tähendab, Saima Priks töötas Maratis ja tal olid niisugused efektsed materjalid kasutada ja siis ta tegigi nüüd sellise Vene avangardi stiilis glasnosti kirjadega ja erinevate niisuguste avangardkujunditega tegi omal need sellised efektsed rõivakomplektid. Ja minu kujundusidee siis oli selline, et siis see glasnosti vägi siis marsib niiviisi lõpmatusse, selle väikese saali tagaseinas oli peegel ja siis see efekt oli läbi vitriinakna, oli päris äge. Ja esimene pilt oli mulle nii meeldis, tähendab, kui me näitus olime üles saanud, siis vaatavad sedasi väga soodsa pilguga vaatavad seltskond punkareid. Tol ajal oligi kohvik Moskva esineja, see Vabaduse väljaku tol ajal Võiduväljaku oli seal kohvik Moskva ees, oli nendel niisugune traditsiooniline kogunemiskoht. Nad sellised
tasased inimesed, et ei olnud mingisugust niisugust mürglit ega korrarikkumist ja ühesõnaga sümpaatne seltskond. Ja tundus igal juhul, et meile see meeldis, mis oli jah, niisugune ajastu vastuolu ühesõnaga. Et punkarid ju nagu mässasid kogu selle oma olemusega, selle ajastu ja selle keskkonna vastu. Ja oligi selline vahepilt, et meil oli ateljee oli Toompeal Toomkooli tänaval ja kui see niisugune sündmus siis või see ränk õnnetus siis juhtus, siis muidugi hommiku ateljeesse suundudes võtsin ma ka oma väikese vana smeena kaasa ja õnnestus teha ka oma seeria pilte, ajastule omane niisugune nähtus. Ja see oli kummaline aeg, tulid niisugused kummalised, vastuolulised, osalised absurdsed tellimused ja 80ndate lõpus. Ja Arsist telliti, tähendab, Moskvasse nagu Eesti teemalise niisuguse skvääri või väikese pargi kujundamine. See oli Moskva niisugune kesklinnas, kuskil vanalinnas, Novokuznetskaja metroojaama lähistel ja see oli nagu vana linn või niisugune linna vanem osa, ühesõnaga mitte moodne. Ja mina muidugi ei olnud kindlasti võimeline üksi seda lahendama, sellepärast, et see vajas nagu niisugust põhjalikumat käsitlust. Ma kutsusin arhitekt Jaan Olliku siis kampa ja tema tegi muidugi põhilise töö sellest ära. Siin on nüüd üks näitusele tehtud niisugune demonstratsiooni planšett ja siin on nüüd aksonomeetria on sellest Olliku lahendatud laululavast. Me mõtlesime selle programmi ise välja, ega Eesti näitused või see rahvamõõdussaavutuste näitus, kes oli nagu projekti tellija, ega tema ei pannud meile ette, et mida seal tuleks teha. Ja muidugi siis me lasime fantaasial lennata, et loomulikult, kui on vaja Eesti teemalist parki, sinna on vaja ju laululava. Ja lahendus siis lahenduses kasutasime siis võimalikult palju paekivi. Siin on näha, et siin oli, ma hästi ei mäleta ka enam muidugi, kuidas see oli, aga siin on näha, et siin on isegi mingisugune veesilm tekitatud tal ümber. Paekihid moodustasid siis nagu niisuguse tõusva joone ja siis siin keskel on siis väike niisugune lava. Siin ülal paremal nurgas on nüüd need väikevormid, mida lahendasin, need on ka niiviisi siin lihtsalt sellel demoplanšetil on niiviisi kunstipäraselt siia-sinna viltu paigutatud. Olid pargipingid on siin alumises osas, paekivist jalgadega, puidust istmed. Siis on niisugused eriprojektiga valgustid ja ütleme piirdeaed. Ja selline kummaline töö oli see. Ja käisime muidugi kinnitamas seda Moskvas, Eesti esinduses, nimetati Eesti esinduseks sedasi, seal oli üks, ma ei mäleta ka selle härrasmehe nime, kes siis ka vaatas seda, kooskõlastas. Ja minu meelest ma absoluutselt ei mäleta, et meil oleks olnud mingit Moskva tegelastega olnud mingisuguseid asjaajamisi. Ometi meil mingid plaanid pidid olema ja geoplaanid, et kuidas seda tööd kuidas seda saab üldse seal väljakul niiviisi lahendada või teha. Ja nüüd ma leidsin, tähendab Arsi arhiivi niiviisi jäänustest, mis on linnaarhiivis siin, leidsin tööjoonised. Need tegi jälle suurepärane konstruktor Jaan Port.
siin on nüüd näha nagu põhiplaan, tohutult peenelt läbi töötatud, siin on ka need paekivikihid ja keskel on siis see laululava. Isegi Ollik on lahendanud väiksed tualettruumid, nagu siin näha on. Nii et üks niisugune väga modernne värk oli. Nüüd ühel otsaseinal tuli lahendada paekivist. Me panime ise ette Eesti kaart, et kuidas seda Eestit demonstreerida. Siis ma niiviisi oma suures sellises optimismis oletasin, et ma pöördun kusagil arvutiinimeste poole, et juba oli nagu kuulda, et kusagil toimub ka midagi nagu arvutigraafikas, juba midagi tehakse. Siis hea kolleeg Jaak Aavik, kelle sõber töötas seal Küberneetika Instituudis, viis siis ühe oma tuttava juurde. Ja ma näitasin, et oi, et mida ma sooviks kuidagi seda Eesti kaarti niiviisi lahendada siis niiviisi ruuduliselt või kuidagi sedasi viia ta nagu niiviisi geomeetriliseks. Ja poisid vaatasid siis seda igatpidi niiviisi ja siis nad näitasid mulle mingisugust, ma ei tea, mingit kummalist pildikest, mida siis oli neil õnnestunud tohutu vaevaga juba sealt arvutist niiviisi välja printida või kuidagi arvuti abil teha. Ja igal juhul see tundus täiesti ületamatu ülesanne tol ajal. Polnud midagi, võtsin oma kalka ja Eesti kaardi ja ruudutasin selle siis niiviisi paekivist teostatavaks siis ateljees ära lihtsalt joonisena ja sai see asi lahendatud, ei mingeid arvuteid veel. Siin on väga õrnalt näha see valgustiseeria, mis ma sinna lahendasin. Siin on niisugused natuke madalamad pargivalgustid, veel väiksemad pargivalgustid ja veidi kõrgemad valgustid. Mul tuli nagu arhetüübina tuli meelde või omavahel, kui me vestlesime arhitektiga. Mul tuli niisugune assotsiatsioon, et ma kujutaks ette nagu seda raaguspuul, kui on jäänud niiviisi vastu talve õunad puule. Seda on tihti peale näha, et see on väga ilus vaatepilt. Et mul tuli selline nagu arhetüüp või tuli selline kujund meelde. See on nende valgustite lahendusel. Ma ei tea, kuidas see õnnestus, aga sinna see projekt jäi, et see oli niisugune absurdne töö. See oli tellijatelegi selge, projekti telliseks oli siin Eesti rahvamõõdussaavutuste näitus tollase nimega. Ja see oli selge, et seda ei hakata kunagi teostama. Et see oli ilmselt selline näidis, et midagi teha sõnaga suur sõprus sõnaga, et pakuti välja Moskvale, ma ei tea, meie poolt siis vist või kuidagi väikese liiduvabariigi poolt, et selline asi. Aga igal juhul me tegime seda täie innuga, mõtlemata tulevikule. Nagu ma mainisin, et see tööde ampluaa oli väga niisugune kirju ja seinast seina, siis telliti mult jälle, Arsis telliti Leiburi reklaam. Ja kuna Leiburil oli olemas selline kalligraafiliselt lahendatud logo ja ma mõtlesin, et kuidas ma sinna maja seinale seda kohandan, et see tundus tolle ajal nii vanamoodne ja eks ta natuke oli ka, et mida sellega teha. Ja siis päästis mind mõte, et ma tegin sellised metallist niisugused poolkerad või niisugused kuklikesed, see tellijale serveerisingi nii, et ta on ju nagu niisugused väikesaiad, ainult et metallist seina peal. Ja see on nüüd küll üks asi, mis on siiamaani seina peal veel, et päris naljakas. Siis tuli üks näituse kujundus veel 80ndate lõpus. Pakuti Balti tarbekunsti triennaali kujundada. Ja kuna see oli ka jälle nii suur töö, siis ma palusin Jutta Lemberi ka autoriks, et siis kahekesi me seda tegime.
ja väga huvitav koht oli, kus see triennaal toimus. Need olid sellised Eesti näituse väljakul oli 3 niisugust piklikku paviljoni, noh kui siseneda, siis jäid nad kusagil paremat kätt. Paviljonid, mis olid ehitatud algselt nagu näidislautadeks. Meil ikka omavahel, kuna seal toimus palju näitusi, omavahel nimetasin, et need olid lautades, et need näitused olid lautades. Ja nii, et siis Eesti osakond ja teised olid vist ka, seal oli siis 3 lauta, järelikult oligi Läti, Leedu, Eesti. Et selline näituse kujundus. No siin on üks ajastule omane linnakujundus, millesse muidugi meie ei puutunud ja mina veel vähem, aga kuna see tööruum oli ikkagi alles veel meil Toompeal, siis oligi selline huvitav moment, et ega ei teadnud, kas järgmine päev pääseb sinna ligi või ei pääse. Ja ma mäletan, et neil päevil ma korjasin iga õhtu oma niisugused väärtuslikumad tööriistad jälle kotti ja võtsin koju kaasa, et kes teab, mis juhtub ja mis edasi saab. Et selline huvitav aeg. Arsis lõppes meie osakond, nagu lõpetas töö või üldse Ars hakkas ennast kokku tõmbama ja ümber kujundama. Ja meile Jaak Aavikuga pakkus tööd tolleaegne linna peakunstnik või peadisainer või kuidas seda nimetada, Urmas Mitt. Et tema organiseeris või nagu ütleme sinna tema nagu ameti alla moodustati niisugune linnakujunduse büroo, arendusbüroo. Ja Urmas Mikk kutsus meid sinna tööle. Ja seal muidugi see tööde valik puudutaski nagu Tallinna linna tellimusi. Tol ajal sai hoolega projekteeritud küll telefonipuitkasid ja liivakaste ja mingeid piirdeid ja niisuguseid pargipinke ja väikevorme. Ja mulle väga tundus, et see läks nagu ikka vanas vaimus kuidagi edasi, et tuli nagu projekteerida, pidevalt tuli nagu jooniseid produtseerida, üht-teist teha, aga minu meelest teostus ei läinud seda õieti midagi. Et mingisugune lastepargi piire kusagil Välisministeeriumi taguses pargis, minu meelest mulle tundus küll, et see oli ainuke asi, mis tolle asjadest nagu tehtud sai. Aga siis tellis Saaremaa valitsus, tähendab Kuressaares niiviisi tolleaegse peaarhitekti Lilian Hanseri ja peakunstniku, Kuressaare peakunstniku endla tuutma, ma ei tea, nende büroo või nende eestvõtmisel telliti selline nagu reklaamkujund teel kuivastust Kuressaarde. Ühesõnaga, et seda teekonda tähistada või nii. Ja siis mul tuli selline idee, et nimetasin selle kujundi siis sabatäheks. Siin on sabatäht number 1, siin on sabatäht number 2. Et teadagi siis, mis mind selleks inspireeris Saaremaa puhul. Ja siin on, mul on ainult joonised säilinud või niisugused eskiisid. Ja siin on üks niisugune kavand selle sabatähe niisugusest arhetüübist ja muutumisest, et kuidas ta sinna maasse on siis jõudnud või sööstnud. Et seda oli päris tore teha. Aga teostusse see ka ilmselt ei läinud. Nii et dekoori või mingisugust sellist
infograafikat või seda nagu ei tekkinud või seda nagu ei tulnud teha. Ja aeg läks edasi ja siin tuli nagu kutsuti osalema või ühesõnaga, ilmselt oli ka vist niisugune ideede korje või kuidagi selline ühisnäitus, Põhjamaade ühisnäitus From Dreams to Reality, kus olid siis juba Põhjamaade disainerid, erinevad disainerid ja olid Läti, Leedu ka minu meelest esindatud ja muidugi pärast see näitus toimus mitmel pool, oli Helsingis ja oli vist Riias ja Vilniuses ka. See oli siis samuti näituste väljaku selles suures paviljonis kusagil. Ja siis ma niiviisi jõudsin kuidagi pärale niisugusesse minimalismi vähemalt oma meelest ja tegin 2 sellist valgustit. Ja kuna arssi ei olnud enam, arsi metalli ja metallitöökodasid ja häid meistreid, siis oli probleem, et kus neid teostada. Ja õnneks ma teadsin niiviisi, juba oli üks väikene Soome-Eesti ühisfirma, Rinaldo oli olemas, kus töötas Aleksander Jakovlev, väga tubli disainer ja Bristol oli seal tööl. Ja siis ma muidugi oma suurt muret hakkasin Jakovlevile kurtma ja kuidagi siis õnnestus mul niiviisi saada siis seal firmas jutule ja üks väga tubli meister, Tõnis Rannap, teostas mul need valgustid, muuseas Reiner Rannapi vend, noorem vend. Ja tema oli jah väga niisugune osav ja tubli tegija. Siin on nüüd see üks valgust on siin ka oma olemuses või on siin näha. Ja see algne idee oli teha see väike varjuk, mis siin on, teha nüüd valgustehnilisest paberist, et ta on sinna selle võru sisse, kus siis nagu istub, mul ei ole siin seda nagu päris ilma selle varjukita pilti, aga kus istub see halogeenpirn, et sinna on hästi niiviisi kerge panna. Aga ei olnud leida, tähendab seda paberit. Vaat ei olnud lihtsalt, et juba olid halogeenpirnid ja olid muundajad olemas, ei pidanud näitusele enam tassima autoakut, et nagu varasemate nende halogeenlampide valgustite juures. Et olid juba sellised moodsad vahendid nagu olemas ja siis sai see varjuk nüüd tehtud 2 variandis, üks oli nagu väiksem variant, siin on see suurem variant vist, sai tehtud kahjuks plekist. Et selline ta tuli. Ja selles tuules mul jah. Jah. Et meile tekkis, tähendab, üks niisugune töösuhe tekkis tolleaegse Tallinna Pangaga, et seal sai natuke kabinet lahendatud ja kujundatud ja kabinet ja siis Tallinna Pank asus Harju tänava alguses selle endise Kesklektooriumi, see ilus eestiaegne maja ja suur pangasaal oli seal endises siis nagu sellises Kesklektooriumi ruumes ja muud kabinetid ja ka. Ja siis kuidagi õnnestus välja pakkuda, neil tekkis vajadus seal lahendada üks väike puhkeruum ja hea kolleeg, kellega me koos tegime, Tea Tammelan, temal õnnestus välja pakkuda suurepärased enda stiilis, niisugused fantastiliselt uhked, pehmed istmed, sametiga kaetud, need olid nii ägedad ja see tuli nii tore projekt või iseenesest. Et suudeti nagu nendele pangahärradele siis
see mahamüüja, et need olid niisugused teatammelane stiilis, niisugused erilised vahvad asjad. Ja ma siis sain sinna pakkuda ka nüüd pisut sarnase ideega, enda selle valguste ideega 2 põrandalampi valmistada, lasta valmistada samuti seal Rinaldos. Siis kasutades juba niisuguseid olemasolevaid piimklaasist väikseid lambikatteid ja siin oli muidugi siis nagu läbitöötatum see idee, et siin olid niisugused sõlmed, kus sai siis seda liigutada seda ja lampi ja niiviisi. Et võib-olla need olidki siis ainsad, mida ma saan nagu natuke tooteks nimetada või kuigi neid ainult valmis nagu 2 eksemplari. Siin on olnud üks väike töö või tekkisid tellimused siin juba hilisemal ajal Välisministeeriumile. Et üks mälestusplaat on see Välisministeeriumi fuajees. Selline informatiivne ja natuke dekoratiivne metallist töö. Ja 2000 aastad, vahele jäi muidugi väga erinevaid ja küll väikeseid muuseume ja ühte, teist ja kolmandat ühesõnaga. Aga siin on nüüd väike valik näitustest, mis juba sai siin Disaini tarbekunstimuuseumis tehtud. Ene Valteri isikunäitus, siis Salme Raunami isikunäitus. Ja üks päris suurejooneline ja mahukas töö oli Noora Raba isikunäitus Tallinna Raekojas ka 2000 alguses tema juubeli puhul. Ja see oli nüüd niisugune elutöö ülevaade, siin on paar vaadet ja ta oli juba, Noora Raba oli ka alustanud juba selliste oma hästi põnevate leidmetallist, merest leidmetallist tehtud selliste skulpturaalsete objektidega. Neid oli juba seal rohkelt väljas. Ja siin aastad edasi ma kujundasin tema näitusi samas laadis, ühesõnaga selle meremetalli niisuguseid värvilisi ja väga ekspressiivseid näitusi kujundasin päris palju, päris mitu tükki. Aga tollel näitusel nüüd Tallinna Raekoja siis selles keldri või alumises saalis, siin oli muidugi see Noora Raba tööde suurepärane valik varasematest aastatest, et nende erinevate autorite näituste kujundamisel minu meelest ongi nagu parim osa on see, et oled saanud nagu süveneda nende autorite sellisesse fantastilisse maailma, et võib-olla ei olegi tähtis minu isiklik osa, et minu töö on nagu oluline, et ma neid suudaksin eksponeerida väärikalt või ja mitte üle mängida võib-olla seda materjali, mis tahab eksponeerimist või et kuidas seda parimal kujul näidata. Siis Adamson-Eeriku muuseumis tuli ka üks tore ehtekunstinäitus, see oli Maakivi Eesti ehtekunstis. Ja see oli jälle ka üks selline omamoodi töö. Seal oli huvitav, et seal oli kaasatud üks kivispetsialist, üks vanem härra, mul ei tule ka seda nime meelde, ta oli tuntud inimene. Ja seintel oli siis väga ammendav materjal ja selgitav materjal nendest Eesti
Eesti nii-öelda rahnudest ja sellest kivikoostistest ja kõik ühesõnaga, mida siin meie looduses leida on, et see on ka uskumatu, kui erinevad materjalid neid on. Ja nüüd on üks Lea Valteri isikunäitus siin muuseumis. Ja minu meelest see on üks võimsamaid ja põnevamaid töid või mis mul on olnud nagu au või mida ma olen saanud siin teha. Et siin on muidugi ka väga head rakursid ja väga head fotod, aga see, kuidas need saalid on nii nagu kirikuks muutunud või see Lea Valteri kunst on muutnud nad minu meelest nii nagu katedraaliks, et see oli täiesti vaimustav. Seda oli väga tore teha. Ja esimeses saalis oli tema pikaaegne arsitoodang ja see tohutu värvirõõm ja Lea Valter ju töötas tekstiiliateljee peakunstnikuna ju väga pikka aega. Ja tohutu kahju on, et kogu see selline fantastiliste värvidega toodang, et tegelikult minu meelest salongides oli see värvigamma oli niisugune märksa tagasihoidlikum ja see dekoor, et selles mõttes kuidagi liiga maitsekas, aga sellel näitusel oli muidugi see oma täiuses oli esindatud niiviisi täiesti ammendavalt. Ja siis üks klassikute sarjast oli jälle üks väga nõudlik ja tore ja huvitav töö oli Eevi Mardna isikunäitus. Sellised tõesti sellised ekspressiivne keraamika ja seda oli muidugi nii külluslikult ka, et tegelikult oleks võib-olla pidanud kuidagi ennast piirama selle eksponeerimisega, et lihtsalt ei raatsinud midagi välja jätta, et võib-olla seda kõike sai väga palju, aga muidugi see andis ka sellise totaalse ülevaate ühe autori elutööst, et tema laad oli selline lustakas ja vahel veidi groteskne ja küllaltki ka terav need tema niisugused skulpturaalsed keraamilised vormid. Et sellised, kuidas öelda, lihtsalt öeldes ühiskonnakriitilised või. Et see oli põnev ennast läbi töötada kogu sellest materjalist. Põnev ja rikastav töö. Nii, nüüd niisugused vahepalad olid, ka väga toredad vahepalad olid iseenesest, tekkisid aeg-ajalt. Hea kolleeg arsiajast ka, Maile Grünberg, tegi 90. aastate alguses, tegi sellise uhke baari, siin alumisel on näha, Vene teatri kõrval oli üks väike siis niisugune kunku korrida baari ja helepunase baari. Ja Maile siis palus mul teha selle tulikirja sinna baari kohale. Ma leidsin ainult kavandi, kahjuks mul ei olnud ühtegi fotot sellest, et selle teostas üks ka disainer, kes alustas nagu oma mingi väikese reklaamifirmaga. Kelder oli selle noormehe nimi. Ja ta tegi selle perfektselt valmis, selle tulikirja nii-öelda. Ja kahjuks selle baari eluiga ei olnud eriti pikk, et ma ei teagi, mitu aastat ta seal vastu pidas ja kuidas ta seal oli, aga jah, sellised pisikesed tööd on teinekord lõbusad teha.
jah, ja Maile ka veel siin juba natuke hilisemast ajast. Maile tegi uhket kohvikrestorani La Vie Suur-Kärja tänaval ja siis alustas mul jälle teha selle siukse reklaami või valgusreklaami. Valgustatud olid siin selle karika sees need mummud. Ühesõnaga, et siis õhtul ka oli ka natuke valgust sellele. Ja siis ühtlasi sai lahendatud ka sellise kohviku niisugune logo ja graafika, mida oli vaja siis menüüdel ja niisugustel kaardikestel ja aknadekooris vist ja et see oli siis selline huvitav töö. Ja nüüd üks selline, ma ei tea, mis see kell on juba. Ai, ja lõpetuseks ongi üks selline natuke ühiskondlik ja töö, mida me võtsime ette, missioonitöö ühesõnaga võtsime ette Terje Luurega. Terje oli meil kujunduskunstnike ühenduse, siis see endine kujundajate sektsioon, tema esinaine tol ajal. Ja tekkis siuke kriitiline situatsioon, et Kuku klubi lammutati laiali, kunstihoones ka pidi minema fuajee, kõik sisustus välja. Ja Leo Laapin võttis sõna ja Toivo Raidmets ka hakkasid protestima selle vastu ja siis me otsustasime oma selle kujunduskunstnike ühendusega. Ühesõnaga tegime niisuguse väikese seminari või kutsusime seda maja analüüsinud ja selle ajaloolised tingimused välja töötanud Künnapu proua ühesõnaga sinna ja siis oli seal Mart Kalm oli ja ühesõnaga inimesi ka väljaspoolt meie sektsiooni, arutasime seda teemat ühesõnaga niiviisi tugevalt läbi. Ja kuna tulemas oli Kunstnike Liidu suurkogu, siis otsustasime teha sellise suure protestiplakati. Siin on nüüd näha nagu ajatelg, kogu selle kunstihoone ajalugu ja Kuku klubi ajalugu ja läbi aastate kogusime kokku fotomaterjali siin ühesõnaga, kuidas ta välja nägi peale Tallinna pommitamist ja nii edasi, siin varasemad seltskonnapildid. Heinz Valgult sain ma, Heinz Valk oli kirjutanud juba Kuku klubist raamatu ja temalt sain ma disketid või CD-lt sain ka neid fotosid ja ühesõnaga koostasime siis sellise Kuku klubi ja kunstihoone kaitseks sellise plakati ja riputasime siis selle Estonia kontsertsaali fuajees üles, see oli suures mõõdus kõik tehtud. Nii et see oli siis aastal, millal see oligi. Ühesõnaga kuskil jah. Ühel Kunstnike Liidu suurkogul. Nii et niiviisi siis.